Tere tulemast kuulama EBS podcast Satelliit järgmist episoodi. Stuudiosse olen kutsunud EBS gümnaasiumi abituriendi Jenny Järvela ja tema isa Joeli. Teemaks on gümnaasiumi igapäevane koolielu, sisseastumiseksamid, vestlus ja ka see, kuidas üks isa lapsevanemana saab oma last koolivaliku teel aidata. Head kuulamist! Tere tulemast kuulama EBS-i podcasti Satelliit. Nagu alati on meil huvitavad teemad, aga sellel korral ei räägi me EBS-ist, vaid räägime EBS-i, kas võib öelda väiksemast vennast või õest, me räägime EBS gümnaasiumist. Ja olen kutsunud täna stuudiosse Jenny Järvela, kes on meie EBS gümnaasiumi abiturient, kohe varsti hakkab lõpetama, ja üllatus, ei kutsunud teist abiturienti, vaid kutsusin hoopis Jenny isa, Joel Järvela. Nii et natuke selline saade nagu käbid ja kännud. Tere tulemast stuudiosse! Tere! Tere! No võib-olla äkki paari sõnaga räägite mõlemad endast ja võib-olla just võib-olla mingi nurga alt, et sina ja koolitee. Jenny, annan sõna alguses sulle. Nii, mina olen 12. klassis ettevõtlus- ja digitehnoloogia suunal ning olen ka sel aastal õpilasesinduse president, ehk siis juhin seda kooliürituste üritusi ning et kõik oleksid aktiivsed ja minu klassis hetkel käib 18 õpilast. Olen väga rahul olnud oma valikuga ja kooliteekonnaga, väga mõnus keskkond ja atmosfäär ning samuti olen korraldamas see aasta ka The Golden Habagalat, ehk siis tänu EBS gümnaasiumile saan ka ülikooli õpilastega suhelda ja seda ülikooli elu natukene näha. No väga-väga tore, et selline aktiivne abiturient on täna meil siia stuudiosse tulnud, et EBS-is gümnaasium, see tähendab seda, et on ainult need nii-öelda kolm lõpuklassi või 3 aastat, et kust koolist sa tulid? Mina tulin sellisest koolist nagu Laagrikool. Et kas see oli põhikool või see oli ka keskkooli osa? See oli ainult põhikool ja on ka siiamaani praegu. No tegelikult oli niimoodi, et kui sina lõpetasid põhikooli, siis seal just järgmisest, eks ole, sügisest siis avati keskkool, et põhimõtteliselt oleks olnud võimalik minna nagu täiesti uude keskkooli. Saue riigigümnaasium. Jah. No väga tore. Aga no siis meil on siis ka, teagi Joel, et kas võib öelda, kas lapsevanem või et kuidas sil täna on sul selline tiitel, aga räägi natuke endast ja räägi oma koolidest ka. Mis sa täna teed? Täna ma olen ühe rahvusvahelise börsifirma Eesti filiaali juht, Sportradar, Eestis 200 alluvat ja globaalselt siis veel rohkem. Ja minu koolitee on siis selline, et käisin 21. keskkoolis ma ei käinud, käisin 7 esimest aastat ja siis oli 90ndate algus, kui siis minu vanemad kolisid Soome ja mina siis koos nendega ja siis ma käisin põhikooli lõpuli seal, keskkooli ja alustasin ülikooli. Osa ülikoolist käisin Soomes, osa käisin Inglismaal, õppisin Oxfordis. Ja põhimõtteliselt teine aasta, kui ma ülikoolis käisin, siis läksin praktikale, üllatus, Soome Nokiasse. Ja seal ma siis olin 16 aastat, ehk siis ülikooli aja olin tööl, välja arvatud, kui ma Inglismaal olin. Ja Inglismaalt tagasi tulles ja kui ülikooli lõpetasin, siis jätkasin seal tööd ja tööd on olnud nii palju, et ei ole jõudnud rohkem nii-öelda päris täiskohaga koolis käia, et igasuguseid kursusi ja loomulikult täiendan ennast kogu aeg, et selles mõttes õpe käib kogu aeg, aga magistrit või midagi rohkemat ei ole jõudnud teha, et vaatame võib-olla üks päev tuleb see aeg, et võtta see aeg maha ja puhata tööst, aga hetkel ei ole jõudnud.
aitäh sissejuhatuse eest ka, et aga Joel, kui sa nüüd mõtled ennast oma tütre vanuseks, et püüad tagasi mõelda sellesse aega, et kui sa nüüd, mis sa sellest ajast nagu, mis olid niisugused nagu mõtlemise kohad või võib-olla mingid rõõmud ja hirmud ja mis sa mäletad sellest aega? See oli aeg, eks ole, kui ma olin siis Soomes ja minul oli selline, võib-olla selline mantra või selline tahe, et ma tahtsin õppida inglise keeles. Ja vaatasin erinevaid koole, oli ka võimalus välismaale minna, kuna ma elasin Soomes, siis tehniliselt oleks olnud ka Eesti välismaa. Aga ma siis jäin ikkagi Soome jäin õppima, sain inglise keeles ingliskeelse sellise degree. Kraadi, jah, eesti keel on niisugune nagu ta on. Ja minu jaoks oli tähtis, et midagi rahvusvahelist ja ma tahtsin ka sellist õpet, et kus oleks siis ka võimalus välismaale minna. Ja siis see kraad, siis, mida ma tegin, siis seal tegelikult kuulus selle sisse 1 aasta välismaal. Ja see oli see siis, kui ma Inglismaal käisin. Ühesõnaga, kui mina olin keskkooli lõpetamas, siis ega ma tegelikult väga ei teadnud, mida ma nagu teha tahan. Et mul oli lihtsalt see, et ma tahan midagi sellist rahvusvahelist, ma tahan nagu maailma näha ja põhimõtteliselt see oligi see, mis nagu nende otsusteni viis. Ja teine, mis viis, oli see, et vaatasin, et mis on nagu hetkel nagu maailmas kõva sõna, tehnoloogia, oli kõvasti arenemas, Nokia oli tollal ajal juba nagu väga kõva tegija, Soomes 90ndate keskel, ja siis ma valisin ka selle õppe siis selle järgi, ehk siis ma õppisin, mul oli nagu double degree, oli telecommunication ja industrial business management. Ja see oli siis selle, mille alusel mina need valikud tegin, et mu hobi oli muusika, tegelikult ma nagu väga-väga palju tegelesin muusikaga, aga kuna ma alustasin nagu muusikaõpingutega liiga hilja, siis see lihtsalt nagu jäi ära, et mul ei olnud nagu piisavalt tugev muusikataust, et minna muusikat edasi õppima. Aga kui sa veel oma selle otsustamise peale, aga selle keskkooli peale mõtled, kus praegu Jenny hakkab lõpetama ja ka, et see keskkooli, kes sind toetasid või kes mõjutasid ja mis olid need olulised asjad? Ma arvan, et ma enamus otsuseid tegin ise, vanemad mõjutasid võib-olla selle võrra, et nad juhtisid tähelepanu või võib-olla nagu, kuidas ma siis ütlen, suunasid mind, et ikkagi selline välismaa ja nii-öelda maailma minna avastama, et see oli nagu nende soovitus. Ja ise ma siis tuhnisin neid erinevaid koole Soomes ja välismaal ja niimoodi siis ma otsuseni jõudsin, et põhimõtteliselt ikkagi, et see, mida minna õppima, tuli minu poolt ja selline nagu selline toetus, et sellist nagu rahvusvahelist kogemust saada, see siis tuli vanemate poolt, et mu isa oli ja on professionaalne muusik, et hästi palju ringi reisinud, tol ajal oli, eks ole, nõukogude aeg, kui me Eestist ära läksime, et see oli selline ikkagi nagu väga suur eelis ja ma arvan, et sealt tuligi see selline nagu taganttõukamine sellise nagu rahvusvahelisuse suunal. Aitäh jagamast ja Jenny, et kui sina nüüd mõtled, et lähme veel sellesse, et täna ma usun, et sa mõtled juba ülikooli peale, aga läheme selle ajaga tagasi, kui sa hakkasid seda keskkooli osa või gümnaasiumit valima. Et kuidas sa seda valikut tegid, et sa olid laagrikoolis, eks ju, ja kuidas sa selle, mille alusel valikut tegid ja kas oli ka keegi, kellega nõu pidasid? Kui mina hakkasin põhikooli lõpetama, siis peamine inimene, kellega ma arutasin ja valikuid tegin, oli koos oma isaga. Ja mu isal on siis kinnisvarafirma ning minu soov siiamaani oleks tulevikus talle kuidagi sellega abiks olla, et kinnisvara mind mingil määral ikka huvitab ning seetõttu mõtlesin, et võiksin midagi
sellega seotud õppida ja me vaatasime valikuid, mis siin Eestis pakkuda on, et sellel ajal, kui mina lõpetasin, siis veel neid mooduleid polnud ja neid riigigümnaasiumeid, kus on vist eraldi sellised ained, mida saad valida ning EBS isa ütles, et see on siis perfektne kool, kuhu võiks minna õppima, et seal õpetatakse ettevõtlust, siis mingil määral saad kinnisvara ka alati õppida, et ma olen õppinud, meil on rahandustunnid olnud ja nüüd ma tean, et uutematel klassidel on ka digiturundus ja digiteenused ning see on selles mõttes nagu väga suureks kasuks olnud ja samuti 11. klassis oli ka õpilasfirma, et meil oli turundusjuht, milleks olin mina, siis meil oli finantsjuht ja inimene siis, kes juhtis kõike ning see oli väga-väga hea praktika, kuidas siis tiimitööd teha ja kuidas see kõik käis. Nii et õpilasfirma oli nagu eraldi nagu ainena või sellise? Jaa, selle eest me saime hindena, et nüüd, kui ma ka olen välismaale ülikooli astumas, et see on seal ilusti hinnete lehel ilusti kirjas. Mis see teie firma tegi siis? Minu õpilasfirma oli siis õpilasfirma Netshare. Meil oli NFC viipekaart, mis siis, kui näiteks lähed koju ja on väga pikk parool, siis sa saad lihtsalt telefoni vastu. Mille parool? Wi-Fi parool, just interneti parool, siis sa saad viibata lihtsalt meie kaardiga vastu telefoni ja ei pea sisestama seda pikka parooli. Nii et enda arvates see oli päris vahva idee, aga kooli kõrvalt on väga raske tegelikult firmat ajada. Ja, et tõesti see õpilasfirma, see ettevõtlikkus oli see, et mis siis enda nagu selleks valikuks oli, et tõesti nii on, et EBS-is on sellised spetsialiseerumise suunad, et üks ongi see ettevõtlus ja digitehnoloogia, eraldi on ka väga tore kommunikatsioon, ettevõtlus ja Euroopa kultuurilugu, et me vaataksime ka laiemat pilti, et mitte ainult siis numbreid, eks ju, ja ettevõtlus ja rahvusvaheline kommunikatsioon, et kõik on ikkagi seotud selle ettevõtliku vaimuga. Ja sa, Jenny, ütlesid ka, et isaga arutasite asju, et kas sa, Joel, ka mäletad neid arutelusid ja et miks, sest et kellel lapsed on ja kellel veel lapsi ei ole, ka ikka mõtlevad, et tahaks oma lastele anda ju parimaid nõuandeid ja et kuidas lapsi toetada nende valikute tegemisel? Mis sa nõu annaksid siin tänasele kuulajale? Jaa, eks ma ikka mäletan, väga hästi mäletan ka seda äärmiselt hästi, kui Jenny tegi siis seda oma intervjuud EBS-iga. Jaa, me olime Soomes. Jah, aga sellest võib-olla hetk hiljem. Aga ühesõnaga siis ma tegelen nii-öelda ettevõtlusega, nagu Jenny mainis, et on selline kinnisvarafirma, kuigi tegelikult minu nii-öelda panus sellesse on rohkem omanik, et ma ikkagi põhikohaga olen sportradaris ja kuna ma olen nagu väga palju maailmas ringi rännanud ja näinud suuri firmasid, siis ma tegelikult oskan nii-öelda tööandjana ja ettevõtjana nagu hinnata inimeste oskusi ja ise koolis käinud, eks ole, ja Jenny õe nii-öelda koolikäiku vaadates, siis üks nagu põhikriteerium, mis minul oli see, et laps ei lähe nii-öelda lihtsalt pinki nühkima 3 aastaks. Et see on lihtsalt selline, ütleme, energia ja aja ja ressursi raiskamine, ressursi selles mõttes, et iga laps, eks ole, iga inimene sünnib siia maailmasse potentsiaaliga ja siis see on ikkagi väga palju on vanemate teha, aga tegelikult on, kui laps on 1/3 oma ajast veedab koolis, siis see kooli osakaal on ka väga tähtis. Ehk siis see oli tegelikult üks minu selline soov oli see, et Jenny ei lähe lihtsalt sellisesse, kuidas ma siis ütlen, tavalisse kooli, kus on lihtsalt kõik on täiesti nii-öelda vanilla, eks ole. Et ma tahtsin, et oleks ikkagi selline, kus see kool annab rohkem kui lihtsalt selle matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja nii edasi. Et see oli see võib-olla see kõige suurem asi, mis siis minule kui vanemale nagu korda läks, kui me hakkasime neid koole vaatama.
Ja väga tore, et sinu nõuanded ja mõtted läksid kokku ka nagu Jenny huvidega, eks see olegi see, et väga tore ja mina usun ka, et vanemate toetus ja arutelud on olulise tähtsusega ja kas sa alustad esimest klassi, kus on rohkem, aga keskkoolis ja ka ülikoolis ikkagi julgustame alati, et need arutelud viivad toredatele lahendustele. Aga juba tuli nipsas sisseastumisvestlus ja sisseastumis. Kas eksamid on ka sisseastumisel või need on need riigieksamid lähevad kirja? EBS on jah sisseastumiseksamid ka, kuigi mina neid ei teinud, et ma ei ole kindel, kas siiamaani on see kehtib, aga minul ajal, kui astusin sisse, siis kui hinneteleht oli korras, 4-5, siis võis ka motivatsioonikirja teha, et miks sa oled perfektne õpilane siia EBS-i, et miks sa soovid siia tulla õppima. Siis ma tegin selle valmis ja sain ilusti sisse ja meil oli ka vestlus direktor Kersti Uudlaga. No räägi sellest vestlusest ja isa on ka päris teadlik sellest vestlusest. Kuidas teil see vestlus siis ette sai, mis te ette valmisite või kuidas toimus, sest et see on selge, et üks on need hinded, aga just see vestlus ja tean ise ka, et EBS gümnaasium väga just ootab neid, et see miks oleks paigas, et miks ma tahan just õppida nendel suundadel ja mis on minu motivatsioon. Et kui motivatsioon on loogiline, motivatsioon on kõrgem, siis tuleb see õppimine ka lihtsamalt välja, nii et jagage oma kogemust nüüd sellest sisseastumisvestlusest. Soovid äkki alustada, et kus ja siis ma räägin, mis me... No me olime suusatamas Põhja-Soomes ja siis olime mäe peal, eks ole, ja loomulikult see vestlus oli kokku lepitud, aga siis mina siis jälgisin kella, et nii, et nüüd sõidame alla ja läheme sinna mökkisse, mis ta siis on? Maia, jah, eks ole, teised pereliikmed olid mäe peal ja siis me seal olime, istusin seal sohva peal, ma ei mäleta, mis ma tegin, niisama, võib-olla mingid oma tööasju ja siis Jenny seal arvuti oli köögilaua peal ja siis ta seal vestles, et ma kuulsin nagu iga sõna kuulsin. Ja ma olin väga närvis, see vestlus oli läbi Teamsi, aga see oli tõesti ilma asjata olla närvis, sest et direktor on meil väga-väga tore. Kui vestlus algas, siis natuke tutvustasin ennast ja ta kohe alguses küsib, ja ma tean, et siiamaani küsib ka, et mis on meie kooli väärtused ja see on meie veebilehel kirjas. Kui keegi 9. praegu kuulab seda, siis kindlasti vaadake meie kooliväärtused ära. Ja siis ta küsib selliseid mitte raskeid küsimusi. Näiteks mult küsiti, et mida ma arvan spikerdamisest, kas mulle meeldib lugeda, millega mu vanemad tegelevad ja mida ma suvel teen. Et ei ole sellised küsimused, mille jaoks peaks ette kuidagi mõtlema või planeerima, et ma arvan, ta pigem vaatabki, et kuidas see inimese iseloom on ja kui suur huvi on selle gümnaasiumi vastu. Mis need kooliväärtused on? Peame järgi vaatama, jah. Kindlasti üks on ettevõtlikkus, hoolivus, vastutus ja vabadus. Ma tean, me just oli avatud ustepäev ja seal kordasime neid. Ma just ütlesingi nüüd 5 ära. Ma tean, kokku on 5. No super, Jenny, oled oma kooli patriot. Tahaksin rääkida, et EBS gümnaasium on erakool ja mõnikord arvatakse, et erakool on hästi nagu lihtne sisse saada ja lihtne püsida. Seda me võime nüüd kindlalt öelda, et nii see EBS gümnaasiumi puhul ei ole, et alles hiljuti ilmus Postimehes ka Eesti koolide edetabel ja sellel aastal oli EBS gümnaasiumil väga hinnalisel kõikide koolide pingereas 9. kohal ja kui vaadata veel riigieksamite tulemusi, mis on nagu selle tabeli koostamise aluseks, siis võrreldes Eesti keskmistega, mingite kohtade peal on lausa ikka vahe väga suur. Võtame kas või inglise keele, et Eesti keskmine on 67,3 ja meil EBS-i gümnaasiumis 87,1 või siis kitsas matemaatika Eesti keskmine 40,9 ja meil 81,2. Et ikkagi väga-väga korralikud tulemused ja olen väga uhked ning ma tean ka, et on kõva konkurss, nii et nii hinded peavad korras olema kui ka see motivatsioon ja
motivatsioon ja see intervjuu ilusti tehtud. Aga rääkides igapäevasest sellest õppimisest ja ka, et no natuke äkki sa kommenteerid, Jenny, kui ma ütlen, et kuidas on õppida, et kas on väljakutset, aga on pingeline või kuidas see igapäevane õppetöö siin gümnaasiumis on? Selles mõttes meie kooliväärtused ei valeta, meil on antud väga palju vabadust, aga sellega kaasneb ka vastutus. Et see ei ole nagu põhikoolis, et õpetaja tuletab meelde, et mingid hinded on puudu, kuigi meil on siin ikkagi range süsteem puudumistega. Mu isa võib ka kommenteerida seda, et nii õpetajad kui ka lapsevanem siis peab jälgima neid meie puudumisi. Et kui on puudutud üle mingi arvu tunni, siis on kursus läbi kukutud. Et see on tähtis, mida jälgida, aga koolielu üldiselt on väga mõnus. Mulle väga meeldib, et meil on väike klass siin. Ma tean, et gümnaasiumis tavaliselt on vist 24 kuni 30 õpilast isegi ühes klassis, aga minu klassis on 18, et see on tõesti väga mugav, sest et õpetaja jõuab isiklikult kõigi juurde kogu aeg. Ning õpetajad pakuvad ka konsultatsioone, kui on kokku lepitud, ning meie koolis on ka eraldi sellised puhkealad ja näiteks meil on ka puhas vesi kogu aeg olemas ja sööklas pakutakse väga-väga head toitu, nii et ma olen väga rahul. Ja EBS gümnaasium on EBS-i endaga ühes majas, et mina ise olen EBS-i õppejõuna töötan ja väga tore on, et nii siis ka gümnaasiumi noori on siin palju liikumas, et küll korruste lõikas on see erinevus, aga palju inimesed puutuvad kokku ja kogu see infrastruktuur ja keskkond on kõikidele kasutamiseks. Kui pikad need koolipäevad on? Meil siis iga 7 nädala tagant vahetuvad tunniplaanid ning aga tüüpiliselt on 9-st 3-ni. Mõned päevad on 4:30, näiteks nüüd teisipäevati on mul hoopis 12:30, et see tõesti oleneb perioodist ja ajast. Kui sa mõtled oma kooliajale tagasi, hakkad kohe ju mõned eksamid tehtud ja mõned eksamid on veel ees, et kui sa mõtled selle EBS gümnaasiumi ajal tagasi, et mis on olnud võib-olla selline väljakutse või arengukoht? Ma arvan, et mitte õppimine, vaid inimestega suhtlemine, et 10. klassis ma kohe kandideerisin õpilasesindusse ning ma võiks öelda, et esimesel aastal ma olin päris paiknev seal esinduses, kuid vaikselt vaatasin ja õppisin, et kuidas see kõik siin käib. Siis 11. klassis olin asepresident ning aitasin korraldada mingeid üritusi, dokumendid, koolisõrmused, et see on väga hea praktikakogemus, et suhelda inimestega ja teha mingeid asju. Ja nüüd 12. klassis siis olen president ning see on, ma arvan, ma võiks öelda kõige suurem asi, millega ma olen õppinud. Ma see aasta olen ka korraldamas EBS Wardrobe Renewal üritust, kus siis leidsin sponsorid, siis meil on turundustiim, kõik valgustustehnika kõik peab läbi mõtlema ja suhtlema inimestega ja kokku leppima. Ning ma arvan, see on ka asi, mida ma tahaksin tulevikus igapäevaselt teha, nii et mul on tohutult suur rõõm ja ma naudin seda, mida ma teen siin. Ma tulen iga päev kooli rõõmuga, ma käin laupäevati, pühapäevati ka vahepeal siin, me teeme koosolekuid ja ma ei vingu selle üle, ma väga naudin. Seda on küll tore kuulda ja just see ettevõtlikkus ka, et üks on nagu mingi konkreetne suund, aga et see on projekti juhtimine ja esinemine ja see kogu see asi, et seda on väga hea, et neid võimalusi ka on. Kui nüüd rääkida sellest lapsevanema rollist ja aspektist, et gümnaasiumi osas ka, et kui palju on sul nüüd tütre isana ka kokkupuudet kooliga, et mul endal lapsed suured mäletan, kui nemad ka koolis käisid, mul väga palju ei olnud, et ma pidin pigem ise küsima ja uurima, et ma eriti palju meil sellist suhtlemist kooliga ei olnud, et kuidas siin on? Suht sama, et pigem see suhtlus nii-öelda kooli teemadel on ikkagi Jenniga. Jenny jagab päris palju, mis ta teeb, kuidas läheb, mis toimub, rõõmud, mured, saavutused, kõik.
et e-kool on see, no ma arvan, et ega siin minu suhtlus kooliga on põhimõtteliselt puudumiste põhjendamine, mis veel, klassireisid, kirjutan klassijuhatajale, et jah, osaleb. Maksab. ja maksmine on ka osa sellest ja ega rohkem tegelikult ei olegi, et selles mõttes nagu ma saan kõik selle info Jenny käest kätte, et nii-öelda ma olen infoväljas, olen olemas, et tean päris hästi, et mis koolis toimub, et selles mõttes minule sobib, et ikkagi ju keskkoolis esimene aasta mitte, aga teine aasta ollakse juba täiskasvanud, et selles mõttes selline nagu antakse ruumi, mis on nagu hea balanss nagu usalduse ja vastutuse nagu spektrumis, et selles mõttes nagu minu arust hästi ja annab nagu lapsele sellise kogemuse nagu sellist nagu päris iseseisvat elu juba elada, kuigi, eks ole, tehniliselt on ikkagi nagu minu vastutada veel see keskkool. Jah, ja see on tore kuulda, et EBS üks selliseid, kas ta nüüd väärtustakus eesmärke on, et meie gümnasistid oleksid ennast juhtivad ja iseseisvad noored inimesed. Ja eks see ongi selle vabaduse ja vastutuse vahel, et see on väga tore, et meil et seda siit ka kuulda on, et loomulikult ma saan ka aru, et Jenny on väga tubli õpilane, et vähem probleeme, aga ma arvan, et arvestades seda, kui hästi praegu EBS gümnaasiumil ka iga edetabelites läheb, siis ma arvan, et siin ongi sellised tublid ja ettevõtlikud noored inimesed. Kui nüüd mõelda selle peale, et mõni mõlema aspektist, et nii õpilase aspektist kui ka siis lapsevanema aspektist, et kui teha nüüd valikut, hakata seda gümnaasiumit valima ja sul on noor sõbranna või sõber, kes on siis just seda valikut tegemas, no milliseid nõuandeid, sa ei peagi silmas EBS-i, vaid et üldse, et kuidas teha seda valikut, et kuhu minna õppima? Meil on perfektne näide, mul on väike õde, kes on 9. klassis, ehk siis meil on kodus selline olukord, kus mõlemad mingil määral proovime heas mõttes suunata teda tegema valikuid, kuigi lõppude lõpuks on tema see, kes valib. Et ma arvan, et äkki ma annan sul kõigepealt midagi öelda ja siis mina, kui tema suure õena, võin ka midagi lisada juurde, sest lõppude lõpuks on ikkagi kommunikatsioon tütre ja isa vahel. Jah, endiselt ütleksin, et on tähtis see, et need valikud teeb ikkagi see noor inimene ise, et kuhu ta läheb, on tema otsus, et kui liiga palju suunata, on see siis lapsevanema poolt või venna või sõbra või sõbranna poolt, et siis tegelikult see teiste otsuste elamine või teiste otsuste järgi elamine, et ma arvan, et see ei ole hea mõte, et eelkõige on ikkagi need otsused tuleb ise teha. Ja mõnikord on niimoodi, kui sa ei tea, siis teed ühe otsuse ja kui tundub, et see oli õige, see on hästi, kui oli vale, siis alati saab ümber otsustada. Jaa. Mis sa oled oma väiksema nõele siis nõu andnud? Ma arvan, me mõlemad oleme öelnud talle, et tee seda, mida sa soovid, mida sa tahad. Eks ikka gümnaasiumis on riiklik õppekava, aga gümnaasiumis saad juba nii palju iseseisvuda ja valida, mida sa siis teed vabal ajal või kas oled õpilasesinduses ja ma võin EBS gümnaasiumi kohta öelda seda, et isegi kui sa ei taha olla ettevõtja, siis see on perfektne kool kõigile, et sa saad ise nii-öelda määrata, kui palju sa seda ettevõtlikkust õpid, et igal juhul ettevõtlus on igapäevaselt tulevikus vaja, et kui sa töötad ettevõttes või ise oled ettevõtte omanik, siis on loomulik teada, mille sees sa oled ja millega sa tegeled. Aga kui sind huvitab midagi muud, siis saab ikkagi siin koolis õppida, et kõik toetavad kõiki, õpetajad toetavad 11 ja eriti olles õpilasesindusega, õpilasesinduses sa saad valida, kuidas sa aitad näiteks kunstiga või laulmisega, meil on üritused, kus saab näiteks laulda või mängida pilli või spordiga, näiteks meil on väga palju sportlasi siin, meil on Pinksilaud, inimesed saavad vahetunnides mängida, et selles mõttes see kool on tõesti kõigile.
Väga tore kuulda. Ja alati, kui me podcasti teeme, siis mul on ka sellised 3 küsimust, et mida ma küsin, et tulevad natuke ootamatult, mõnikord olen ette andnud, aga sel korral jäi see tegemata, aga võib-olla üks küsimus, seda on raske Jenilt küsida, saab kohe aru, miks seda raske on küsida, aga seda saan küsida, Joel, sinu käest, et mida sa soovitaksid, kui sa oleksid ise nüüd niisugune 18-19 aastane, et missuguse, kui sa oleksid nii noor, et missuguse soovi sa õhku laseksid? Soovi või soovituse? Soovituse. Võib-olla täpsustan küsimust, et kas siis nagu, kui ma olen ise 18, et siis soovitan... Ja kui sa oleksid enda 18-aastasele minale. Okei, ja, sain aru. Ma arvan, et ikkagi soovitaks, et tee seda, mida hing ihkab. Et see on kõige tähtsam asi maailmas, sest kui sa teed seda, mida sa tahad, siis ikkagi silm särad, sa saad raskustest üle, sul on seda jõudu, jaksu, motivatsiooni, et see on see soovitus number 1. No väga tore, ja kuna sa siin nii noor inimene, siis saad ainult endast rääkida, aga äkki sa natuke avad siis, et varsti on see kool läbi. Varsti oled sa EBS-i vilistlane, EBS gümnaasiumi vilistlane. Et mis siis sinu süda ihkab? Mis sinu plaanid on? Inimestega suhtlemine, ürituste korraldamine ja sotsiaalmeedia. Mulle väga meeldib läbi siis EBS gümnaasiumi märkasin, et mulle tõesti meeldib inimestega suhelda, kuigi see võib vahepeal olla nii väsitav, siis see on see, kus mu silm särab ja nagu mu isa ütles, siis see on minu hetkene valik, et kui ei sobi, seda saab alati muuta ja hea asi on see, et vigu saab teha, nendest saab õppida, elu läheb edasi, et ma üldse ei muretse seda, et ma teen ühe valiku ja nüüd on kõik, et ma ei saa enam mitte midagi kunagi muuta. Et aga jah, kommunikatsioon. Kas sa oled mõelnud juba ülikooli peale ka, et kuhu sa õppima lähed või? Jaa, olen mõelnud. Kas sa julged seda siin avada praegu või jääb see saladuseks? Ma arvan ikka võin, et võib-olla kedagi see huvitab, et minu ema, ma olen siis pool hiinlane, pool eestlane, elab Hollandis ning ka võib-olla seetõttu siis ma lähen Hollandisse õppima ja sinna siis Amsterdami kanti kommunikatsiooni ja turundust siis mingil määral. Ma usun, et seal saan hea praktika ja palju kontakte ja siis eks näis, mis edasi saab. No tore, igal juhul tuult tiibadesse. Teine küsimus, mis alati podcast on, puudutab lemmikraamatut või raamatu soovitust. Nüüd ma juba näen oma neid tänaseid külalisi, juba mõtted liiguvad, et mõni soovitus, et mis sa soovitaksid lugeda, võib olla ka podcasti soovitus midagi muud, et selline ootamatu küsimus teile, et mis sa soovitaksid? Midagi, mis sa oled hiljuti ise vaadanud või lugenud? Teha üks valik on väga raske. Võib-olla kui ma natukene teen sohki ja ütlen 2, kuna oli mainitud podcasti raamat, siis ma võtan mõlemast ühe. Dave Liniger asutas sellise kinnisvarafirma nagu Remax. Oli vähemalt pikalt maailma kõige suurem, võib-olla on endiselt. Temal oli podcast nimega Grit, ma ei tea, kas enam on, ta on päris eakas mees, aga ühesõnaga leidub kindlasti, kui otsida, kas siis Apple'i podcastist või kust iganes. See on, mida ma soovitan sellepärast, et ta on ise nagu väga-väga edukas ettevõtja ja tal käivad erinevad inimesed, keda ta siis intervjueerib ja väga palju selliseid nagu mõtteterasid ja lihtsalt nagu huvitavaid nagu lugusid inimestelt, et podcasti osas see tuli nagu esmalt meelde. Podcast Grit, eks see on nõrga Grit, jah, Grit, ehk siis see, mis siis eesti keeles tõlgendus, siuke nagu vastupidavus või? Jaa, et nagu võtad nagu, see on, jah, sa võtad nagu kinni krahmad või tugevasti. Jah. Raamat, võib-olla siis Jenny, ma siis natuke veel raamatu osa mõtlen. Ma just mõtlesin, et kas ma sosistan oma isale, et ära võta seda raamatu, mis ma nüüd ütlen,
aga seda ma ei ole hiljuti lugenud, see on raamat, mis andis mu isa mulle. Robert Kiyosaki Rich Dad Poor Dad, see on see raamat siis, millega me alustasime väiksest saadik, ma ei tea, kui vana äkki 5, no igatahes mul on nende lasteraamat, siis ma olen ka lugenud nende seda tema päris raamatut ning meil on ka kodus, kas on ka tema mäng, see orava rattamäng? Jah, just, et seda oleme ka väiksest saadik terve perega kogu aeg mänginud, et isa on väiksest saadik rõhutanud, et tuleb sellest mängu eesmärk on siis oravaratast välja saada ja see ei ole ainult mäng, vaid see on ka päris elus nii. Nii et ma arvan, see on see, mida ma soovitaksin, et seda on väga lihtne lugeda, isegi kui sa oled 9. näiteks. Jah, ja seal sarjas tegelikult on palju erinevaid raamatuid, et see Rikas isa, vaene isa, see oli see esimene, mille ta kirjutas, aga seal on teisi veel. See on küll hea soovitus ja nii tore on seda kuulda, et see ei ole lihtsalt sattunud juhuslikult lauale, vaid et see on olnud isapoolne soovitus ja et need mõtted ja asjad, mis seal kirjas on, et kuidas oma kuidas öelda, elu üles ehitada ja millesse uskuda ja mida teha. Et väga hea soovitus. Kas tuleb midagi veel, tahad sa juba midagi lisada? Mõtlesin siin erinevaid raamatuid ja võib-olla üks selline äriraamat, mis tegelikult laieneb kogu elule, on Jim Collinsi raamat From Good to Great, selline hästi klassikaline raamat, et see on selline, mida võiks nagu kõigile inimestele soovitada, ütleme niimoodi 16. eluaastast nagu ülespoole, ehk siis keskkool ja ka täiskasvanutele, et see on selline võib-olla natuke igav, aga siuke klassikaline soovitus. Olen väga nõus, ma ise õpetan EBS-is, kes tulevad õppima siis ülikooli bakatasemel ja minu esimene aine, mis ma õpetan, on just juhtimise valdkonna aine ja see sama raamat, mis sa praegu tõid heast paremaks, seda me tegelikult loeme nii-öelda nagu pool õpiku pähe koos, et olen väga-väga nõus. Ja viimane küsimus on unistamise küsimus ja unistused mõnikord lähevad täide. Mõtled, milline võiks olla selline superpower, mida sul täna ei ole, aga tahaksid, et oleks olemas? Nüüd nii mõtlikuks minu külalisel tundub, et neil on kõik siin. Superpower siis. Kui sa mõtlema lihtsalt, mina ise olen mõelnud, et mis mul oleks, et superpower, et mul oleks nagu oluliselt rohkem aega, et ma suudaksin kuidagi aega igapäevaselt juurde teha, et ma saaksin tegeleda asjadega, mis mind huvitavad, et kuidagi see aeg nagu voolab käte vahelt välja, vist äkki olen seal oravarattas, ma pean ka seda teie soovitust paremini läbi mängima. Ma arvan ka, et üks asi on kindlasti aeg, aga seda, ma arvan, saab nii-öelda ajaga siis õppida, kuidas enda planeerida päeva ilusti välja. Aga võib-olla, ma tahaks öelda, et ma olen juba julge, aga võiks olla isegi veel julgem, et julgus suhelda inimestega, teha seda, mis on nii-öelda keskkonnas mitte normaalne või et olla julge teha midagi uut, et jääda siin maailmas meelde inimestele, et tema oli see, kes julges midagi öelda või teha. Ja ma loodan, et kui ma nüüd siit gümnaasiumist lahkun ka, et siis nii-öelda keegi ka mäletab mind, et see oli see Jenny, kes tegi selle ürituse või suhtles inimestega ja julges olla julge. Ja ma loodan, et see ei kao tulevikus ära, et ma loodan, et keegi ei astu mulle pähe ja ei ütle, et see ei ole normaalne, et siin ühiskonnas seda ei tehta. Et minu arust on just tore, et kui oled eriline. Tore, et tõid selle esile, et just see julgus ja see erine julgus, et olles ise ka palju ettevõtjatega suhelnud nii noorema kui vanema põlvkonna ettevõtjatena, siis väga tihti nad toovad see be bold, et ole julge.
et see on natuke rohkem kui lihtsalt asju teha, et võtta riske, ta on nagu midagi laiemalt, et vaatad nurga taha ja vaatad kaugele ette, et ole julge. Joel, mis on sinu unistus? Millist oskust või võimu tahaksid? Vähem isekas olla. Mis ma sellega mõtlen, on see, et väga tihti on see siis igas nagu eluvaldkonnas, on see tööettevõtlus, mis iganes, liiga tihti selline nagu oma ego domineerib, et asjad peavad olema nii nagu mina, eks ole, minu mõtted on õiged, sinu mõtted on valed, mitte alati, aga siuke nagu piltlikult öeldes, et see superpower oleks siis see rohkem kuulata ja nagu päriselt üritada teistest aru saada, enne kui siis hakata seda oma joru ajama. No tore, ma soovin teile mõlemale, et need unistused täituksid ja suur aitäh, et tulite täna stuudiosse. Meil oli stuudios EBS gümnaasiumi tulevane vilistlane, praegune abiturient Jenny Järvela ja tema isa Joel. Palju edu teile mõlemale, eriti kivikotti, eksamiteks ja tuult tiibadesse ja uute kohtumisteni. Aitäh! Aitäh!